26. mai, teisipäev ja loodusõpetuse tund. Me oleme jõudnud sinuga viimase peatükini, mis on aastaajad. Ja töövihikus on see leheküljel 37. Nii võid juba lahti teha lehekülg 37. Sinna jõuame me sinuga natukene hiljem, aga tundi tahan siis alustada viimase Johanna kirjaga. Oled sa valmis kuulama? Tere! Mulle meeldib kõige rohkem juunikuu, siis kui kõik linnud laulavad ja öösel on ka nii valge, et näeks lugeda, kui oleks trükitähed. See pole enam kevad, aga pole ka veel suvi. See on varasuvi. Isa ütleb, et suvi on siis veel noor. Emale meeldib hoopis sügis. Temale meeldib oktoobri algus. Siis on puud kõige kirjumad ja lehed sahisevad maas. Emale meeldib, kui väljas läheb külmemaks. Siis on hea sooja tuppa tulla ja lihtsalt kodus olla. Minule meeldib hoopis see, kui väljas läheb soojemaks ja saab kodust kaugemale minna ja rattaga sõita. Isale meeldib päris suvi, siis linnud enam ei laula ja meri on sile. Siis tahab isa pärast tööd ujuma minna ja pärast meiega koos ühe jäätise ära süüa. Vennale meeldib talv, mitte sellepärast, et siis saab suusatada, vaid lihtsalt sellepärast, et siis on talv. Talle meeldib talv siis ka, kui lund üldse polegi. Temal on hea tunne, kui on kaua pime ja vahel saab küünlad põlema panna. Maavanaemale ja maavanaisale meeldib päris kevad. Linnavanaisale meeldib ka päris kevad. Mitte juuni, nagu mulle, vaid märts ja aprill. Siis kui lumi hakkab ära sulama ja on porine. Vanaema ja vanaisasid puri ei häiri. Nemad ütlevad, see on looduse ärkamise aeg. Kevadel loodus ärkab. Suvel tegutseb. Sügisel tuleb koju ja talvel ta magab. Head aega, sinu Johanna. Selline vahva kiri siis Johanna poolt. Milline aastaaeg meeldib Johannale kõige rohkem ja miks? Kas sul jäi meelde? Ja Johannale meeldib kõige rohkem varasuvi, sest siis laulavad linnud ja öösel on valge. Aga milline aastaaeg meeldib kõige rohkem maavanaisale ja maavanaemale? Neile meeldib kõige rohkem kevad, sest siis on looduse ärkamise aeg. Aga milline aastaaeg meeldib sulle? Nii. Minul siin taustaks on ka praegu pandud 4 aastaaega. Kevad, suvi, sügis ja talv. Aga vaatame koos, et kas sina tunned ära piltide järgi, millise aastaajaga on tegu. Nii, ma kohe katsun ta sulle sinna ka kuvada. Nii. Milline aastaaeg on pildil? Kui pildil on värvilised lehed, siis järelikult on käes sügis. Nii, vaatame järgmist. Milline aastaaeg tundub sulle, et on pildil? Nii. Pildil seal keskel just vaata, eks ole, seal on raaguspuud. Järelikult see on sügise lõpupoolne märk, et tulemas on kohe talv, aga see pilt võib veel tähistada ka mida? Et talv on läbi saanud ja kohe on tulemas kevad. Vaata järgmist pilti. Nii, pungad puhkevad. Mis märk see on?
kevade aeg, eks ole. Nii, mis aastaaeg on nüüd pildil? Mõnes piirkonnas on kevadeti nii palju vett, et see ulatub lausa teedele ja majadeni. Tegemist ei ole lihtsalt mingi tormi üleujutusega. Ja kui me räägime näiteks Soomaast, siis Soomaa rahvuspargis nimetatakse sellist aega 5. aastaajaks. Kuigi tegelikult 5 aastaaega meil ei ole, me kõik seda teame, siis sellist üleujutamise perioodi nimetatakse seal siis 5. aastaajaks. Nii, tulid juba hääled, eks ole, talv, loomulikult talv, sest lumi on igal pool, loomulikult selline paks suusalumi sajab maha tõesti ainult talvel ja väga lumerohkeid talvesid on küll meil harva, aga vahel siiski on. Nii. Pildil on siis põldmagunad ehk moonid ja seal vahele sekka kasvavad ja õitsevad veel ka rukkililled. Ja selliste ja paljude teiste lillede õitsemise aeg on millal? Suvel, eks ole. Aga oled sa mõelnud, miks aastaajad vahelduvad? Me oleme sellest rääkinud ka. Tuleta meelde, kuidas maakera liigub. Nii, maakera pöörleb ümber enda. Näitan sulle kohe pilti ka. Nii, maakera pöörleb ümber enda ja tiirleb ümber päikese. Kui vaadata gloobust, siis on näha, et maakera on natukene nagu kaldu ja selle kallaku tõttu aastaajad vahelduvadki. Ja kallaku tõttu saavad maakera erinevad osad päikeselt siis erineval hulgal valgust ja soojust. Ja kuna maakera tiirleb ümber päikese, siis on kord üks osa maakerast päikesele lähemal ja kord teine. Et kohe näitan sulle seda sellist animatsiooni ka, vaatame, kas saame ta pildile. Maakera tiirleb ümber päikese, siis on kord üks osa maakerast päikesele lähemal ja siis kord teine. Ja suvel on see osa maakerast, kus meie asume, ehk siis põhjapoolkeral, päikese poole kaldu ja me saame rohkem soojust ja valgust. Ja teine pool maakerast, ehk siis lõunapoolkera, saab samal ajal vähem soojust ja valgust ning seal on siis talv. Talvel on aga jälle kõik, eks ole, vastupidi, meie saame vähem soojust ja valgust ning teine pool maakerast saab rohkem ja siis on seal suvi. Sügisel ja kevadel saavad mõlemad maakera osad soojust ja valgust, aga hoopis võrdselt. Ja kui me nüüd räägime sinuga aastaaegadest veel natukene ja räägime pööripäevadest, siis pööripäevad, tahan sulle kohe ühe pildi ka näidata, vaatan, kas ma saan selle kätte. Nii, et siin on nüüd ära toodud 4 aastaaega ehk ka 4 pööripäeva ja mis need pööripäevad siis tähendavad? See tähendab seda, et iga aastaaeg algab alati mingil kindlal kuupäeval ja vot seda päeva nimetataksegi pööripäevaks. Meil on 4 pööripäeva: kevadine, suvine, sügisene ja talvine pööripäev. Ja kui sa siin nüüd neid pilte vaatad, siis samamoodi, nüüd sa näed, kuidas päike sel ajal meie maa peale paistab ja missugune osa sellest maast on siis päikese poolt valgustatud.
kuidas ta on valgustatud ka. Vot see ülemine pilt siin näitab nüüd praegu hetkel märtsi ehk siis kevadist pööripäeva ja kevadine pööripäev sel aastal algas 20. märtsil. Tavaliselt on nad ära märgitud 2 kuupäevaga, kord 20., kord 21. või lausa 22. ja 23. Et sõltuvalt siis sellest, kui mitu päeva on aastas näiteks ka. On teil meeles, et meil on olemas liigaasta ja siis on meil 366 päeva ja tavalisel aastal on 365 päeva. Ja veebruarikuus sel juhul on mitte 30 päeva, vaid 29 päeva, eks ole. Ja lausa vahetevahel seal mõned inimesed ei saagi siis sünnipäeva pidada. Aga see sõltub jälle aastast, et mis parasjagu on. Nii, aga siin on siis kevadine pööripäev, kohe kõrval suvine pööripäev, sel aastal siis suvine pööripäev tuleb 20. juunil. Edasi siin on september ehk siis sügis ja sügisene pööripäev 22. septembril sel aastal. Ja kõige viimane pilt näitab siis detsembrit ja talvine pööripäev algab meil siis 21. detsembril. Nii. Panen selle pildi praegu siia tagasi. Kui me nüüd räägime aastast. Nii, panen teile siia ühe pildi. Nii. Ma nüüd ise ette ei jääks. Siis siin on sul ära toodud nüüd terve aasta, kõik kuud, kõik aastaajad ja ära toodud ka nende nimetused. Vasakul tulbal siis 12 kuud. Nagu näed, märtsikuus kevade algus, kevadine pööripäev. Juunikuus suve algus ehk suvine pööripäev. Septembris sügise algus ehk sügisene pööripäev. Ja detsembris siis talve algus ja talvine pööripäev. Nii, ja parempoolses tulbas on siis ära toodud aastad. Talv, kõik on sinisega märgitud ja talvekuud on siis tegelikkuses algavad detsembris, eks ole. Detsember, jaanuar, veebruar, edasi tuleb 3 kevadkuud, märts, aprill, mai, siis 3 suvekuud, juuni, juuli, august, 3 sügiskuud, september, oktoober, november. Ja iga selle kuu kohta on ära toodud ka nende rahvapärased nimetused. Jaanuarikuud siis nimetatakse ka näärikuuks, veebruarikuud küünlakuuks, märtsikuud paastukuuks, aprilli jürikuuks, maid lehekuuks, juunit jaanikuuks, juuli heinakuu, august lõikuskuu, septembrit mihklikuuks, oktoobrit rehekuuks, novembrit talvekuuks ja detsembrit jõulukuuks. Tegelikkuses on nendel igal kuul on veel palju nimetusi, millest me oleme teiega ennem ka rääkinud. Et nagu öeldakse, et heal lapsel mitu nime. Nii on siis meie kuudel täpselt samamoodi päris palju nimesid. Sellised kuude nimetused siis, meelde tuletuseks, missugune on aastaaeg. Nii, ja veel, et natukene meelde tuletada, siis tahan sulle näidata juba meile teada tuntud animatsiooni. Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august. September, oktoober, november, detsember, aasta läbi saigi paugust. 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud. Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august.
september, oktoober, november, detsember, aasta läbi saigi paugust. 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud. Talvel on külm, talvel sajab lund, kevadel ärkab roheline pung. Suvi on soe, ujuda on hea, aga mis juhtub sügisel, kas sa tead? Kas sa tead? Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august. September, oktoober, november, detsember, aasta läbi saigi paugust. 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud. 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud, 12 kuud. No nii. Kas tuli meelde? Et see meie väga tore ja vahva animatsioonilaul siis sellest. Nii, panen uuesti tagasi selle pildi kuudega ja läheme siis töövihiku juurde ja täidame ära lehekülje 37. Nii, ja esimene ülesanne. Millise kuu kohta käib sinu arvates see kirjeldus kõige paremini? Millise kuu kohta sinu arvates see kirjeldus kõige paremini sobib? Nii, ja esimene. See on kõige märjem kuu. Need ongi nüüd sinu enda vastused, mida sina arvad, eks ole? Et selles mõttes me ei saagi öelda, et kas see on nüüd õige või vale vastus. Et sellepärast ma sulle hetkel siia ekraanile ei kuva ka õigeid vastuseid kui selliseid, sest päris õigeid vastuseid selles harjutuses on ainult 2 ja need ma sulle siis ütlen ka. Nii, mis on sinu arvates kõige märjem kuu? Vaata nüüd neid kuid siin ja mõtle, millal võiks kõige rohkem näiteks vihma sadada. Nii, ja siit saad kohe siis selle kuu nimetuse maha ka kirjutada. Järgmine. Selles kuus on minu sünnipäev. Iga laps kirjutab sinna oma sünnikuu. Nii, järgmine. See on kõige toredam kuu. Kõige toredam kuu. No milline on sinu arvates kõige toredam kuu? Kui Johannal oli oma kuu, mis talle kõige rohkem meeldis, emal, isal hoopis midagi muud ja vanaemal, vanaisal ka midagi muud, siis missugune on sinu arvates kõige toredam kuu? Nii, lähme edasi. Selles kuus saab suusatada. No, vaatasime pilte ka. Sel aastal vist ei olnudki seda võimalust, et saaks suusatada või kas keegi jõudis suusad alla panna, kui lumi korraks maha tuli. Nii, järgmine. Selles kuus saab ujuda. No millal on juba jõed, järved, tiigid, mered nii soojad, et saab ujuda. Jah, see peab mingi suvine kuu olema, eks ole. Edasi, see kuu on kõige pimedam. Siin saan ma nüüd sind tõepoolest aidata. Kõige pimedam kuu on detsember. Ehk siis, kus algab talv ja on jõulukuu, ehk siis detsember. See kuu on kõige valgem. Nii, kes teab, milline kuu on kõige valgem? Siis, kui algab suvi, just nimelt juunikuu. See on tõepoolest õige vastus siin. Et teised vastused võisid sa küll ise kirjutada nii, kuidas sina parasjagu arvasid, eks ole. Nii, ja tuleb teine ülesanne. Milliste aastaaegadega sa neid asju seostad? Milliste aastaaegadega sa neid asju seostad? Kirjuta kevadet tähistavate asjade juurde K-täht. Suurtrüki ka, eks ole. Siis suve juurde SU, sügise juurde SÜ ja talve juurde suur T-täht. Need tähised on sul seal töövihikus olemas ka.
Nii, kirjuleht. Sügisega seostub päikesekreem. Õige, suvega seostub lumemämm. Talv, siis sa kirjutad sinna juurde T-tähe. Õpik seostub kõige rohkem sügisega, ehk siis kirjutad sinna SÜ. Tärkav muru. No millal muru tärkab? Kevadel loomulikult. Siis kirjutadki K-tähe lihtsalt. Kummikud. Millal läheb kõige rohkem kummikuid vaja? Tõenäoliselt sügisel, nii et SÜ. Vihmavari. Mis sa pakud? Mina pakun, et sügisel, nii et SÜ. Ja pall, millal saab palliga kõige rohkem mängida? Ma just mõtlen õues. Talvel saaks kindlasti ka spordisaalis või kellel on võimalus toas palli mängida. Ma ei tea, kas see muidugi väga hea mõte on. Aga väljas saaks palli mängida kõige rohkem ja kõige paremini suvel, ehk siis S ja U. Nii, ja tulebki 3. ülesanne. Mis on sinu lemmikaastaaeg? Mis on sinu lemmikaastaaeg? Et kui sa selle nüüd siia kirja paned, see on siis kas talv, kevad, suvi või sügis. Ja nüüd on vaja sinna juurde veel kirjutada, miks just see. Miks sulle see aastaaeg kõige rohkem meeldib? Mida sa saad siis teha või mis siis looduses toimub? Miks sulle see kõige rohkem meeldib? Et siin sa pead nüüd natuke nende jaoks aega võtma, võib-olla video korraks seisma panema, järgi mõtlema ja kirjutama siia mõned laused, miks just see aastaaeg sulle kõige rohkem meeldib. Nii, tee siis väike paus, kirjuta see ära ja tule siis tagasi. Nii, kui sa nüüd tagasi oled, siis ma saan aru, et sul on 3. ülesanne täidetud. Edasi, nagu ma ütlesin, siis aastaajad tegelikult on meie töövihiku viimaseks peatükiks. Aga kui sa pöörad oma töövihikus järgmise lehekülje, siis vaatab sul sealt vastu 2 toredat lehekülge, valged leheküljed, millel on sellised rohelised äärised, eks ole. Et näitan sulle siit ka. Nii, sellised 2 lehekülge. Lehekülg 38 ja 39. Ja kui sa pealkirja loed, siis seal on kirjas kokkuvõte. Ja see kokkuvõte on siis mõeldud terve selle töövihiku jaoks ja terve selle aasta materjali jaoks, mida me oleme sinuga õppinud. Ja kuula nüüd mind hoolega. Mina palun sul need mõlemad leheküljed ära täita. Aga sellega ei ole kiiret, sest meil on täna küll viimane loodusõpetuse tund ja rohkem tunde ei tule, aga nädala lõpuni, see tähendab 29. maini, on veel aega. Ja ma tean, et kuna sul on täna ka matemaatikas on töö, siis matemaatikaga täpselt sama lugu, et kõik need viimased tööd, mida sa nüüd kokkuvõtvaid töid tegema pead, siis sa ei pea kõiki korraga täna ära tegema, vaid varu endale aega. Tee täna 1 töö ära, homme tee järgmine töö ära, et kuni 29. maini on sul aega nüüd kõiki neid kokkuvõtvaid töid teha, mida ma olen sulle üles andnud ja emadele ja isadele postkasti saatnud. Need, mis on kõik punase kirjaga. Et nende tööde tegemiseks on sul aega 29. maini. Ja see loodusõpetuse 2 lehekülge ka. Täidan need 2 lehekülge rahulikult ära. Ja ma luban sul eestpoolt töövihikust lehitseda, otsida vastuseid ja vaadata, et mida nendesse lünkadesse täita. Et sul on luba eestpoolt oma töövihikut lehitseda, otsida vastuseid ja kirjutada need siia ümber. Aga emal või isal palu ikkagi nende 2 lehekülje kohta teha pilt. Ja tore oleks, kui saaks nendest 2 leheküljest eraldi pildi, sest muidu mul on väga raske
välja lugeda, mida sa oled sinna kirjutanud. Nii et palun 2 eraldi pilti teha, sest kui te ühe suure pildi teete, siis ei pruugi see minu ekraani peal väga hästi välja paista. Ma pean küll suurendama, aga see tekst läheb üsna uduseks. Nii et 2 eraldi pilti nendest lehekülgedest. Täida ära, uuri eestpoolt ja vaata, kust sa võiksid vastuseid leida ja siis saada see mulle. Ja sellega ongi meil selle aasta loodusõpetuse tunnid läbi, kuid ma loodan, et sa ikkagi käid suvel väljas looduses, vaatad oma terase pilguga, mis seal teistmoodi on, märkad, kuidas loodus tärkab ja haljendab ja millised muutused seal parasjagu toimuvad. Et pane neid asju tähele ja kindlasti hoia meie loodust. Ja ilusat suve sulle!